autosportlaste hulgas tuntud eelkõige just põrsaralli korraldajatena. Seekord loodeti põnevust uue talvise sõiduga ja filmilind näitab, mis tegelikult välja tuli. Hästi oli mõeldud edasi meeste poolt korraldada lisaks vahtrallile veel üks talvine sõit. Tegelikult kujunes aga siis praegu Gunnar Friede kaamera poolt võetuna pilt, millega me tõesti eriti kiidelda ei saa, küll aga ilmastikugi tingimused olid vägagi rasked. Absoluutvõidu saamiseks olid välja käinud oma kaardi pärast esimest öist ringi 4 paari, spetsiaalautodel sõidnud Mobile uus kombinatsioon Andres Pästane, Georg Valdek ning 3.21.08, Raul Viik, Toomas Valter, Aare Klooren, Toomas Kreek ja tartlased Aavo Pikkus, Lehar Linno. Ülekaal hobujõududes libedal teel esialgu maksvusele ei pääsnud, lõpuks läksid aga Pästane Valdek siiski oma teed ja finišis oli nende edu minut 36 sekundit. Järgnevad kohad absoluutarvestuses kuulusid 7. klassis sõidnud 21.08-tele, Viik Valter edestasid Klooren Kreeki 43 sekundiga, viimastele 23 sekundiga jäid alla Pikkus Linno. 6. tulemuse said 8. klassi paremad Vampola Rand, Ivo Vaher Kuressaarest, lüües sealjuures 10 sekundiga enne unkut Juhan Maripud. 2 nädala pärast sõidetakse Vastla ralli ja siis jääb veel 2 nädalat Vinni Tehnikaspordiklubi korraldusena läbiviidava NSV Liidu talvise autoralli sõit. Mis teiega siis sellel ajal on, ei oska küll vist praegu keegi öelda, ootame, näeme, eks lund ootavad teisedki peale autosportlaste.